Kairi Look, lennujaama lutikad Janne Alla. Pildid on joonistanud Kaspar Jantsis. Proloog. Kõhu alt sügeles. Kutsikas katsus kõigest väest tasakaalu hoida, kratsis tagumise käpaga kõhtu ja prantsatas pikali. Ümberringi valitses pilkane pimedus. Pange ometi keegi tuli põlema, palus Robi ja pungitas silmi. Ta vaatas paremale ja vasakule, piilus isegi jalge vahelt läbi, kuid näha polnud midagi. Kott pime nagu urus. Ja ruumiga oli ausalt öeldes ka kehvasti. Robi sai vaevu esikäppi sirutada, kui saba juba põrkaski millegi vastu. Õnneks oli siin vähemalt soe ja kuiv. Kuku, hüüdis Robi murelikult ja koputas käpaga vastu seina. Kas te ikka kuulete? Laske mind juba kord peremehe juurde. Ta ajas siidised kõrvad kiki ja kuulatas. Kõik oli hiirvaikne. Kutsikas haugatas haledalt, tõmbus kerra ja toetas pea käppadele. Olgu pealegi, ma teen siis hoopis pisikese uinaku, pomises ta nördinult. Aga vaadake ette, kui te mind varsti peremehe juurde ei vii, siis lähen ma ise. Ainult, et see minemine polnudki nii lihtne. Vaadake, taksikoer Robi oli kastis kinni ja tal ei jäänud üle muud kui oodata. Esimene osa. Kuidas ma sündisin? Me oleme ehmatamisega harjunud. Püha, issa ristike, vaata ometi, kui palju neid on. Muidugi on meid palju. Me oleme lutikad ja paljukesi on lutikatel kombeks. Vanaisa räägib ikka, et vanasti, õitsval keskajal oli meid rohkem, aga sellist asja mina ei usu. Ma sain vaevalt munast välja ronida, kui oli kohe selge, et üksilduse pärast mul siin ilmas küll muretseda ei tule. Kõik kohad olid sugulasi täis. Keegi isegi ei märganud, et ma olin teinud tähelepanuväärse teo ja sündinud. Veeretasin munakoored kõrvale ja sirutasin mõnusasti. Munas arenemine pole naljaasi. Ruumi on vähevõitu. Mu nimi on Ludvig ja ma olen lutikas. Ma olen alles mõni päev vana, aga andekas. Seda andekuse asja rääkis mulle onu Anton, kes on ammu keskealine ja teab maailma asjust nii mõndagi. Kiikusin pärast sündimist munakoorel, kui juba ta oligi kohal ja hõikas. Vennad, veel üks värske poja. Pole paha, päris andekas lutikas. Nii et see asi oli siis otsustatud. Onu Antonil on samuti nuppu. Iga kord, kui ta mõne ristsõna ära lahendab, laksab ta endale rahulolevalt rinnale ja hõikab. Ai, karamba! Kes on nüüd nutikas lutikas? See ei ole tegelikult päris küsimus, sest onu Anton teab väga hästi, et nutikas lutikas on tema ise. Sellegipoolest astub alati ligi mõni sugulane ja patsutab Antonit õlale. Ka niimoodi on meil kombeks. Hoolitseme üksteise eest, patsutame ja kallistame, sünnipäevadel laulame ja sööme kommi, just nagu inimesed. Aga meie oleme lutikad. Elukoht on meil soe ja mõnus, nagu lutikatel tavaks. Vanaisa Johannes jutustab vahel, kuidas vanal ajal pidevalt koliti. Aga mina olen sündinud ja kasvanud ühes kohas. Passis on mul selle kohta märge ka. Lutikas Ludvig, sündinud 5. septembril lennujaamas. Hallid silmad, kärsitu ja udisimulik loomus. Kodakondsus, lennujaama lutikas. Vanemad, lennujaama lutikad. Vanavanemad, lennujaama lutikad. Muide, me pole siin sugugi üksi. Maja on suur ja elanikke on meil samuti igasuguseid. Kohvikus olen ma päris kindlasti kohanud asukaid, kes ei ole inimesed, aga pole ka lutikad. Check-in kassade taga elab samuti mitmesuguseid sitikaid, kes liiguvad päeval saalis ja käivad öösiti printerites pikutamas. Ja ma võin pea anda, et olen näinud liikumist ka ajalehekioski juures. Meid on siin palju ja mitte kõik meist pole lutikad.
meie pesa on lennujaama pagasiruumis. Eks me käi jalutamas ka, aga siin kadunud kohvrite vahel tuleb ikka see õige kodutunne. Vanaisa Johannes kaebab vahel, et seinas pole tapeeti, mille taga puhata. Aga onu Antoni sõnul on see tal vana harjumus möödunud elust, millest tuleb osata loobuda. Õige lutikas magab kohvris, tähendab ta ikka. Vahel magame ka kitarrikotis või lapsevankris, aga neid siia eriti ei satu. Valesse sihtpunkti toimetatud kohvrid on lennujaamas aga igapäevane asi. Just sellistes me elamegi. Kaeblemiseks pole põhjust. Lutikas juba hätta ei jää. Teine peatükk, kodakondsus, lutikas. Täisväärtuslik paberitega lutikas sai minust kohe pärast munast koorumist. Juba järgmisel hommikul saabus onu Anton oma sõbra Velloga ja teatas, et viimane aeg on teha minust korralik lutikapoeg. Oleks sa mõni harilik kodulutikas siis veel, aga lennujaamas valitseb kord. Kõik elanikud on nummerdatud ja allahindlust ei tehta kellelegi. Oli alles varajane hommik. Tõusev päike joonistas pagasiruumi põrandale pehmeid ja hubaseid varje. Erakordselt soe ja mõnus. Mul polnud mingit tahtmist Antoniga kuhugi nummerdamisele minna. Pealegi olin ma alles eile sündinud. Haigutasin, sirutasin koibi ja tegin näo, et ei kuule onu sõnu. Poisi nahk, müristas Vello. Maast lahti ja piirivalvesse. Pikutada saab ka hiljem. Tõstsin pilgu ja uudistasin oma kupjaid. Kuigi mõlemad lutikad olid Vello ja Anton nagu siga ja kägu. Onu Anton oli innukas kultuurilutikas ja käis igal hommikul kioski juures ajalehti lugemas. Onu lemmikud olid mustvalged kultuurilehed, kus ilmusid eriti pikkade võõrsõnadega kunstiarvustused. Värvilisi musitavate kuulsustega ajakirju onu Anton ei lugenud, vaid sättis need polstriks taguotsa alla. Vahel jahedal ajal toppisime nendega pagasiruumi aknaid. Vello seevastu oli endine kindral. Ammusel ajal oli tal olnud oma lutikamalev ja räägiti, et ohutu elu pagasiruumis on suuresti Vello teene. Tõepoolest, see oli ainus koht lennujaamas, kuhu koristajad oma jalga ei tõstnud. Aeg-ajalt käis ruumis ainult vana kojamees, aga tema ei tülitanud meid kunagi. Vello elas vanade lahingute aupaistes, pesi hoolimata kangetest kontidest ise selga ja pidas noorte treenimist oma kohuseks. Ja täna oli Vello silm langenud minule. Midagi ei jäänud üle, tuli minna. Läheme siis pealegi, ajasin ma end püsti ja võtsin onu Antoni kõrval koha sisse. Vello seisis kavalalt paar sammu tagapool ja luges meile takti. 1, 2, 100, lutika marss! Asusime teele. Taamal paistis passikontroll ja kabiini allosas terendas väike säravkollane luuk. Luugil seisis passide ja ID-kaartide väljastamine, lutikate eriosakond. Vello lõi tagajalaga ukse lahti ja me astusime sisse. Väikeses hämaras ruumis istus loiu väljanägemisega lutikas, helekollane kikilips ees ja näksis küpsist. Värskele lutikale oleks dokumente vaja, ühmas Vello ja vajutas mu laua ette toolile. Tänavune aastakäik, täiesti värske ja rikkumata. Eile sündinud, lisas ta pisut lahkemalt ja patsutas mu pead. Kaua läheb? Ametniku lutikas sättis küpsise harukordse aeglusega alustassile ja ristas käed. Silmitsesin teda imetlusega. Nii aeglaselt liigutavat lutikat polnud minu silmad veel näinud. Vaatame, venitas ametnik ja sirutas käe sahtli suunas. See võttis isegi kauem aega kui küpsise lauale panek, kuid lõpuks oli sahtel lahti. Lutikas vinnas lauale tindipoti, käärid ja suure paberirulli.
paber kahises ja hakkas tasakesi lahti vajuma. Ametnik silmitses lauda ja haigutas. Seinakell tiksus erakordselt aeglaselt. Tikk. Vaikus. Takk. Mul oli õudselt igav. Pöörasin ajaviidet otsides pilgu üle õla, aga selja taga niheles ainult ärritunud Vello ja jõllitas ametnikku. Kaua läheb, sisises ta uuesti ja lõi käed lauale. Ametnik ei lasknud end segada ja kiikus kontoritoolil. Päevakene, üks või paar, haigutas ta ja nihutas käe tindipoti suunas. See lähenes potile aegamööda. Vello pööras vihase pilgu onu Antonile. Mulle aitab, teatas ta. Mul on parematki teha, kui siin urkas passida. Pealegi pole see minu lutikas. Kas ajad ise asjad korda? Onu Anton noogutas. Mine muidugi, ma hoian Ludvigil silma peal. Ta kraamis taskust võidunud ajalehe ja pooliku Valeri küpsise. Mul pole kuhugi kiiret. Uks paukus ja Vello oligi läinud. Minu pass sai sammuti päeva lõpuks valmis. Ametnik meisterdas selle tüki haaval kaduma läinud passidest, mida lennujaamas ikka leidus. Sõna siit, teine sealt, pildiks ühe haruldaselt lutika nägu sakslase foto. Paberirullist lõikas ametnik kenad kaaned. Nendel seisis. Pasaporte numero 3642 OBI. Lutikate liit, käppimine, mürgitamine, hävitamine, keelatud. Oligi kõik. Minust sai sakslase näoga Ludvig. Paberitega lutikas.